tere, tulid ette. Tere. Väga awkward. Tšau! Esiteks ma tahtsin öelda suur aitäh teile selle tagasiside alt, mis te mu eelmise video alla kõik jätsite. Mul on nii hea meel, et teile see kõigile meeldis ja siis ma tean kunagi ehk midagi veel sellist teha. Aga hetkel tere tulemast Soome Helsingisse, siis tulin selleks nädalavahetuseks ja kuna mul ilmselt ei õnnestu mingit muud videot välja genereerida ja ära teha, siis otsustasingi see nädalavahetus vlogida ja võtan teid endaga kaasa ja vaatame siis, mis need laupäev ja pühapäev meile toovad. Tulime vaikust kuulama. Ja nüüd oleme suminases tagasi. Nii, ühesõnaga siin kampi juures on selline asi. Te olete võib-olla, kes on käinud, on näinud seda. Ühesõnaga seal sees on nagu 100% vaikus, et põhimõtteliselt ei kuule seal mitte midagi. Aga huvitav on, mingi proovige järgi, kui keegi tuleb. Olen vist juba mitu korda kuskil videodes ja piltidel ja kus iganes öelnud, et kes ei ole Senatintoril käinud, see ei ole Helsingis käinud. Ja ühesõnaga siia on siis iga kord kohustuslik käik tulla. Ja praegu on nagu näha ilus ilma puhul siis rahvast täis. Nii et ma ei tea, me vist istume ka korra trepi peale maha ja naudime päiksele issa, ma ei oska rääkida, päikese paistelist ilma. Aga hea. Tulge tere, tulid ette. Tere. Väga awkward. Vabah. Siit tänavalt on alati mu lemmikvaade sellele, mis sinna selle taha teab. Aga tegime väikese kiire photoshooti seal treppide peal, et ma saaksin midagi ikka Instagrami panna. Ühesõnaga selline elu ongi ainult sotsiaalmeedia jaoks kõik käibki. Mõnus ilm on, siuke mingi 9 kraadi vist ja päike paistab ja sorry, kui midagi ääretult põnevat pole toimunud. Aga siuke lihtsalt ringi hängimine. Ema käskis mul lillesid filmida ja kohvikuid. Yes, boss. Kes see mu vlogmassi videosid vaatas, siis ma käisin detsembris ka siin Helsingis ja me tulime siia parki emaga jalutama. Ja ta ei suutnud ära otsustada, mis seal pargi nimi on sellel hetkel. Aga nüüd me teame kõik, et see on Esplanadi park. Ja me jalutame jälle seda sama teed pidi, ainult et jõulutuled on puudu ja põhjapõdrad on puudu, kes seal tulekestest olid valmis meisterdatud. Aga nüüd on päike. Nii et jah, tere tulemast siis tagasi siia. Tulime nüüd Torni hotelli või? Oli Torni hotelli? Torni hotelli 12. korrusele ja siit näeb ilusti kenasti Helsingi sükast panoraamavaadet. Seal on see Stockmann ja kust meri paistab. Sealt kuskilt on natuke. Jaa, Senatintori seal käisime just ossand, ma ei näe siit. See või? Ma ei tea. Ei no jah, aga ma siit hästi ei näe praegu. Igatahes jah, selline vaade. Seal üleval ka 14. on vist veel mingi kohvik. Me korra vist lähme vaatame, mis seal pakutakse. Me üritame trepist alla minna, aga siit ei mahu väga. Nöpsi suhte. Meie tuleme alla saama. Alla lastakse enne siin. Alla lastakse enne. Ühesõnaga kohvik oli liiga täis. Ja sinna me ei jäänud. Iseenesest oli kihvt koht, aga ehk teine kord. Aga huvitav treppna. Et ühesõnaga pääsesime alla. Tšau! Vaadake, kelle mina kaasa korrasin endaga. Käisime just õhtust söömas
ja väljas on nii jahedaks ära läinud, et ma pidin isegi kindlad kätte panema. Aga nüüd suundume kodu poole tagasi ja ma ei teagi. Eks ma võib-olla teen väikese check-in'i veel õhtu jooksul. No tšau! Käes on tegelikult juba pühapäeva pärastlõuna ja ma eile ei teinud mingit check-in'i enam õhtust, et me olime kõik suht kutupillud ja täna on olnud ka selline hästi lebo päev, sest et erinevalt eilsest, kui õues oli nagu imeilus päikseline ilm, siis täna on hommikust saadik sadanud vihma ja sellepärast ongi siuke endal ka siuke hästi nagu, ma ei tea, chill mode on peal, et ei viitsigi nagu mitte midagi teha. Aga ma sain pediküüri täna. Mul ema on siukene osav näpp, et on siin õppinud kunagi pediküüri tegemist, nii et mul on nüüd, ma näitan teil kohe. Mul on nüüd ilusad punased varbad. Sellised. Võt. Ja siis ma proovisin mingeid ema šampoone või šampooni ja balsamit. Mingi selline satinikue. Mingi ämbei. Mingi siukene, ma ei tea, värk on. Ma tean, et Sandra on kunagi mingid selliseid asju kasutanud, et ma aitsin tal isegi pilte teha nendest. Ja siis balsam on ka see. Ja mu juuksed lõhnavad lihtsalt nagu nii hästi. Ja need on nii pehmed ja oh my god, ma vajan seda šampooni ja balsamit enda ellu. Nii, me lähme... näe, Karo tuli. Tšau. Oota, lähme lifti ja siis... Oota. Ja siis ma räägin kohe edasi. Ma olen siin liftis teiega enne käinud ka. Ja see on mu lemmiklift nagu valmis. Aga... On ikka kinni? Jaa, vajutan rühte käsiga. Ja Karoliinale võime õnne soovida, sest tema on meil nüüd Body Attacki treener või kuidas. Nii et ma saan trenni minna millalgi. Aga jaa, sellepärast me tegelikult oligi üks põhjus, miks me siin Soomes olime, et ta käis endale neid treeneri paberid tegemas. Ma tänan. Ja issand, mis mul tunadaks. Aga nüüd me panimegi oma kodined kokku ja lähme juba laeva peale ära. Ehk siis laeva peal räägime edasi. Jõudsime laeva. Ma ei teinud nagu mitte midagi põnevat siin vlogis. Sa oled lihtsalt ise nii põnev. Ma olen ise, jah. Ma tean. Thanks, et muga siis aega veetsite. Ja pange like, kui meeldis. Vajutage subscribe nõppu. Ja muide, seal saab varsti üks 4-kohaline number täis ja siis mul on väike plaan, mis ma selle puhul teen, nii et... Aga olge tublid ja näeme järgmisel esmaspäeval. Tšau! Tšau! Aga ühesõnaga, see videode teema veel on see, et ma olen tegelikult pigem siuke perfektsionist ja ma ei ole hiljem mitte ühegi iseenda videoga rahul. Issand, te ei kuule ju mitte midagi, mis ma räägin praegu. Mida te karjute? Okei, ma loodan, et te kuulete neid. Et siis